Me oleme täna siin Voltrani töökojas, et panna proovile mind uues sarjas, mille nimeks on How hard can it be? Kui raske see ikka olla saab. Ehk siis mina pean täna vahetama Inoki Moxi tagumise rehvi. Hakkame aga pihta. Igaks juhuks ka väike teada on, et kõik, mis mina teen, see ei pruugi üldse õige olla, nii et kui mul midagi väga valesti läheb, siis ärge kohe järgi tehke kodus, vaid kuulake ära, mida meie päris mehaanikud ütlevad ning siis alles jätke meelde, kuidas tegelikult tegema peab. Aga esimene asi, ma arvan, on see, et peame rehvist õhu välja laskma, seda ma isegi ei hakka üle küsima, meie mehaanikute käest seda teevad kõik. Siis olgu teadmiseks, et tõukerattal mina ei ole kunagi varem rehvi vahetanud, ei siserehvi parandanud ega välisrehvi vahetanud. Et selles suhtes on see minu jaoks esimene kord. Aga ma juba saan aru, et mu küsimus oleks see, et see ventiil on siin, et kui ma nüüd hakkan seda siit ära tõmbama, siis kuidas see ventiil siin terveks võiks jääda, aga mõtleme natuke edasi. Feerit võiks nagu peal lasta või siis seebivett. Ei, selles mõttes, kui sa lased nagu selle ääred märjaks, siis ta tuleb sul nagu lihtsamini maha. Üle selle vilja maha. Okei, no see on asi, mida ma ise ei oleks küll välja mõeldud praegu, vähemalt esimese paari rehvi vahetusega, ma arvan, kui ma ei oleks kuskil Google'isse läinud otsima midagi sarnast tegema. Tõenäoliselt, jah. Ehk siis, et nüüd ma peaks saama ta nagu gramm lihtsamalt maha. See ei ole ühe kliendi tõuks, see on meie enda demo tõuks. Et lihtsalt siis teate, et ma ei ole siin retsimas midagi võõrast. Nii, ajame selle Tegelinski siia vahele. Katsume talle siia. Ma ei tea, ma loodan, et väga midagi ei juhtu. Vanasti mäletan, oli mingi niimoodi, et nagu tõmbadokisid ei tõmba midagi praegu. Või siis ajada samal ajal. Selle siserehvi peale, et ma seda kohe ära ei lõuks, ütleme, et mul on välisrehv on katki ainult, mul on vaja sisemist. Põhimõtteliselt edasi nüüd täitsa kinni, et sellega on korras. Ma saan nüüd tagasi sisse. Siis me vaatame, et ise lihtsalt molli ei anna endale sellise asjaga, et pärast peab hambaid minema korjama kuskilt tänavalt. No. Miks too siis ei? Ahaa! Äkki kuidagi niimoodi. Võtame korra algusest. Kui sa paned natukene kitsamalt need. Nagu rohkem kokku samas? Umbes siukse vahega tõmbad. Sa paneksid nad korraga siia vahele või sa paneksid nad? Kui sa saad nad korraga sinna vahele, oleks ideaalne. Nii, nüüd on sul nagu põhimõtteliselt ääri võõla. Nii, ja. Nüüd hoia, et see üks pool oleks ikkagi siin. Suru kas või käega peale. Katsu kuskil, no siin on kehva koht, et siin on nüüd sul ventiil, et see oleks, kui sa oleks teinud sama asja natukene teisel pool või paned siis siit poolt. Okei. Hoian, lükkan siit rehvi nagu sinna pool üle. Saad sinna ääre alla nagu. Ja, et ma neid rehve ei pea siin klientidele vahetama, see lõpptulemus oleks muidu päris. Annab siia ikka haakide taha, ma ütlen seda ausalt öeldes. Ahah, kuule. Ma ei tea, see näeb küll välja nagu väga suur samm. Ahah, ma veel ei hõiska, aga ma arvan, et põhimõtteliselt näppe vahele, ja. Okei. Nii, nüüd ma näen, et põhimõtteliselt meil on pool maas. Õnneks on siin ka siserehv veel sees. No, siserehv on siin. Ilusti istub. Aga nüüd võiks küsida, et nagu üks osa on tehtud. Tuleb siit isegi käega tõmmates. Näed. Aga nüüd on küsimus, et seda samustki siserehvi ventiil ära lõhune. Natuke aitan kaasa ja nüüd peaks tulema. Jep. Nii, käest ongi. Voilà. Kõigest 25 minti hiljem on meil siis teoreetiline katkine rehv käes. Vahetame ära, paneme uue siserehvi või laseme selle täis. Noh, nii oleks lihtne panna, sõitma. Let's go. Aga nii see ei toimi. Nii, aga nüüd on meil vaja sama rehv ka tagasi peale saada.
Kohtunikud vaatasid teatud elemendid üle ning selgus, et tegu on väga pehme rehviga, millega saab teha nii. Ehk siis see, kuidas ta minul maha tuli, selgus on ülimalt erakordne juhus, kui ma tõmbasin ta lihtsalt sealt üle. Aga et nüüd näidata, kuidas päriselt siis uue rehvi pealepanek on, siis võtame ikkagi täiesti uue rehvi, millega ei saa mitte teha nii, nagu ma just tegin, vaid saab teha ainult nii. No, läbi suure vaeva. Ma suudan seda üldse nagu painutada kokku. Ehk siis see rehv on ikka väga palju nii-öelda tummisem tükk. Ma enda loogika ütleks, et panen selle siserehvi tagasi siia sisse ja ventiil on siia poole, ehk siis see peabki jääma niipidi. Ütleks minu loogika. Nii, vaatame, kuidas selle siseka üldse siia saab. Ma arvan. Nii. Ehk siis ajame selle asja nüüd siia välja peale. Ma arvan, et see on lihtsam jällegi, sest tegu on uue rehviga. Et üritaks selle siia kuidagi mingisugune problema on meil siin. Helista sõbrale. Helista sõbrale, aga oota, sõber veel ei vasta. Ma ikkagi olen üksi kodus. Proovin seda. No enne tuli maha lihtsalt tõmmates, mis nüüd teistmoodi, mitte midagi otseselt, et ta peab siia minema. Saa olla nagu mingi... No aga võta natukene seda siserehvi välja. Niimoodi, et ainult siit on siserehv väljas, ülejäänud jääb sisse. Proovi siis. Paremini nikerdada teda. No nikerdada saab kindlasti. See läks sinna kohe sisse. Tricks and tips, ma ütlen. Kui ikka ise hakkad jaurama, siis ei ole mõtet leiutada ratast, kui keegi teine teab, kuidas seda ratast paremini teha. No, veerand rehvi on peal, põhimõtteliselt on juba korras, et võib kohe sõitma minna. Helista kliendile, ütle, et see on valmis juba. Siit ta nagu vaikselt tuleb, tõenäoliselt selle... No see on vapustav vaatamist muidugi. Ega ma tean, ma lõpuni teda kindlasti ei suru kätega siit üle või kuskile maale ma saan, aga siit saaks tõenäoliselt heebli vahel lükata peale aidata, aga see natuke muret tekitav koht siin hetkel mulle. Ma asen väike supsu õhku sisse. Kõigil ripub kodus kohe survekas. No, midagi natuke läks. Aga vaatame, kas see aitab selle vastu. Jah, siia vahele ta enam igatahes ei läinud, et see põhimõtteliselt on väike nipp küll, mida katsetada. Tundub selline mitte kõige professionaalsel lähenemine. Näed, läks peale. Samal ajal. Nüüd on järgmine osa, et tuleb see ees siit peale saada. Ma arvan. Noh, pool on peale, ma mäletan, jalgrattaga oli sama värk. Pool oli peal, see tunne, et äkki nüüd läheb, aga see lõpp. Ei saa ju siia kaugele vahele ajada seda. Täitsa rehv värk, ma ütlen. Tutikas rehv. Noi! Ma arvan, et sa teed lihtsalt pööldele viga, et katsu nende eeblitega parem. See lihtsalt päänad endal näpud ära, pärast ei saa sõita korralikult, et näpud valutavad. Okei. Aga no... Kuhu ma seda leevi panen, näita mulle, ma ei tea. Loll olen täiesti selline tunne. Kui paned kahega, siis teoorias tegelikult teise paned siia alla ja saate kätte. Miks ma niipidi ei teepleedi kasutanud? No põhimõtteliselt. No. Sõbra abriga alati kaugemale. Aga nii, me saime selle peale. Mina ise sain täiesti välja teenitult. Esimese korra kohta väga tubli poiss. No selles mõttes, kui esimest korda, ta ei ole kõige parem rehv, mida nagu esimest korda vahetada. Et alustama võiks nagu hakata mingi joyride'iga, mis on hea pehme, seal sa ei pea nagu eeblitega vaeva nägema. Tihtilugu ongi see, et inimene on kodus proovinud, siis tuleb see ratas, tuleb tükkidena, tuleb siia, kuna inimene on loobumisvõidu andnud. Kui inimesel on nagu reaalselt midagi sellist olemas, millega ta ei lõhu siserehv ära,
siis ta võiks ju nagu proovida, et äkki ta saab hakkama, on ju. Aga kui tal on plastikud või mingid väiksed, noh siis pole nagu mõtet tegelikult oma närve ja vaeva ja aega kulutada. Kui esimest korda teed, ma ei tea, rattast kahju ei ole, siis võib proovida, aga... Tõenäoliselt ma oleks läinud, jah, kui ma oleks plastikkeeblid, ma oleks nendest jagu saanud. Ma oleks läinud mingisuguse kruvikeerajaga sinna peale. Võib-olla oleks siis hakkama saanud, võib-olla ei oleks siserefi üldse ära lõhkunud, ehk pannud peale, saanud hakkama, teinud siis läinud sõitma, saanud aru, et top. Et ma arvan, et raskuse mõttes, ma hindaksin nagu 10 punkti skaalale selle töö raskust nagu 7,5 10. No minu jaoks oli ka uudis, et on ju, et esiteks see feeri kindlasti oleks, tundub, et teema. Ma võiks proovida muidugi ilma feerita ka veel vahetada ja vaadata, mis siis toimub, kui raske siis on. No, kui mul oleks nagu üldse seda tarkust olnud, ühtegi sõna oleks Raimo naernud kõrval ja mõelnud, et no joppen siin läheb ikka 3 tundi. Aga Raimo oli aitas, on ju. Aga uus ref on peal ja kui ise seda refi vahetust teha ei taha, ja mina olen sellist tüüpi inimene, kes tõenäoliselt nagu, ma tean, et mul ei ole õigeid asju, et lihtsam on anda inimestele teha, kes teevad selle kiiresti ära ja siis on see tehtud, ma tean, saan edasi sõita, ei pea muretsema, et äkki ta läheb sama päeva õhtul kuskil linnas katsi, kui ma sõidan, on ju. See oli meie esimene osa suurest sarjast How hard can it be ehk kui raske see ikka olla saab. Nii et katsetame veel, kui raskeid töid või kui lihtsaid töid on olemas. Nii et nüüd siis teame, kui raske on refi vahetada. Näeme järgmise kord.